Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas Notebook LM-iga teha mõttekaarti. Et see on ka nüüd selline päris tore võimalus, et mul on siin nüüd siis minu see üks Notebook LM lahti. Ma valin siit allika. Ma ei hakka kõigi kohta tegema. Ma võtan ülevalt linnukese ära, valin, et näiteks ajatelje kohta ma tahan teha mõttekaarti. Ja siis lähen klõpsan siin stuudios mõttekaardi peal ja mulle genereeritakse siis selle allika põhjal mõttekaart. Ja mõttekaardi mõte on selles, et kui mul on mingisugused sellised pikemad dokumendid või materjalid ja ma tahaksin tekitada enda jaoks sellise struktuuri, et ma saan aru, mis seal päriselt on, siis see on kõige parem. Ja nüüd, kui ma siis selle lahti klõpsan, siis mul kuvatakse selline mõttekaart, kus on siis näete need samad asjad, mis tegelikult seal sees olid. Ja kui ma tahan siit edasi minna, siis ma saan nagu veel klõpsata ja lugeda, Tallinna Gümnaasium, millal see asutamine või mõelda, kas ma tean või ei tea, vaatan, siin on kohe kirjas, millal asutati, õppekorraldus, kuidas oli, nii et ma saan teda sellisel viisil avada. Ja kui ma tahan seda näiteks ka kusagil kasutada või vaadata, siis siin on ka allalaadimise nupp on olemas. Saan ta endale siis PNG failina salvestada ja salvestamise puhul ta nüüd salvestab selle versiooni, mis mul lahti oli parasjagu, eks ole, et kui ma nüüd siis võtame ta korra lahti, et oleks näha, siis te näete, et kõiki ta ei avanud, et ta avabki siis ainult, näete, nii palju, kui mul siin oli avatud, nii et ma saan sellisel viisil vaadata teda. Ja kui ma nüüd panen ta kinni ja kui ma näiteks mingil viisil siis ei ole temaga nagu rahul, siis otse siin ma seda muuta ei saa, aga ma saan siin chati aknas näiteks öelda, et see või teine asi mulle ei sobi ja paluda, et ta muudab ja siis lasta uus teha. Väga hästi see alati ei toimi, aga jälle minu meelest ülevaate mõttes on see mõttekaardi kasutamine päris hea. Ja stuudios ta siis jälle tuleb mul siia alla ilusti, siit ma saan teda kasutada, vaadata ja vajadusel siis ka kustutada.